Jõulueel näib tarbimine väljuvat igasuguse kontrolli alt. Suurt osa elanikkonda on tabanud just praegu ostupaanika, sest vaja veel teha viimased jõuluostud. Uurisime, kuidas on kõige selle juures võimalik jääda mõistlikuks, mõelda ka keskkonna jalajäljele ning millised võiksid olla need kingitused, mis ei koorma loodust. Rohelise mõtteviisi olulisusest ning tarbimise vähendamisest räägitakse pidevalt, kuid jõulude ajal kipume siiski kõik need üllad mõtted unustama ning võtma kaubandusest viimast. Jõulukingituste ja muu pudipadiga, mis jõulude juurde käivad, kaasneb hiljem suures koguses jäätmeid ja ületarbimine mõjutab ka keskkonda ja kliimat. Andmed näitavad, et näiteks Ameerikas on 6 kuud peale jõule kasutuses 1% jõulukingitustest. Eks olen ka sõpradelt kuulnud, et pärast jõul minnakse sinna Facebook Marketplace'i või osta.ee-sse ja pannakse kõik need nodi müüki. Kristiine ja Rocca-al-Mare kaubanduskeskuste analüüs näitab, et kõige suurem läbimüük ostukeskustes on just novembris ja detsembris. Nagu eelmised aastad on näidanud, siis kasv on ikkagi üle 50%, mis puudutab külastatavust ja me viisime läbi ka ühe tarbija uuringu nüüd siin sügisel, et küsisime inimeste käest, et kuidas siis selline keerulise majandusolukord nende ostukäitumist mõjutab. Ja ennekõike võib järeldada seda, et jõulud inimeste jaoks ära ei jää, kingitusi planeeritakse endiselt osta, küll aga tuli sealt välja teatud ettevaatlikkus ja võib-olla selline kokkuhoiu suundumus just väljas söömise, meelelahutuse ja selliste asjade pealt. Põhiline ostuartikkel jõulude ajal Kristjan Maaroosi sõnul on naisterahvastele ilutooted ja kodukaubad, meestele aga elektroonikavidinad, lastele muidugi mänguasjad. Aga uurisime, mida siis inimesed jõulueel ostavad. Kas need on nüüd jõulukingid? Ei ole päriselt, see on nagu meie firma jaoks, kontori jaoks tarvikud. Aga rääkides jõuludest, on teil juba ostud tehtud? Kindlasti jah, et siis perekonnale kõik kingitused ostatud, lapsele ka. Näiteks abikaasale ma ostsin seda nagu LED-lampidega ilumaski, et see on nagu spetsiaalne terapia näo jaoks, et nagu natuke värskendab näha ja asjad, aga lapsele mängu asjad, nagu tavaliselt. Aga kas need ostud ja need kingitused on need kõik sellised praktilised ja vajalikud või jäävad mõned asjad ka teinekord seisma? Nii ja naa ja tavaliselt suuremas mahus ma arvan, et ikkagi praktiliselt, et saab kasutada iga päevases elus. Mina olen saanud, neid on küll mul vaja olnud, jah. Ma ei tea, kuidas lastega on. Lastele võib-olla natuke raskem asju osta, et mis lastele tegelikult kõik olemas, aga samas nad ootavad midagi. Aga kuidas teile tundub, et kas sellised säästlikud jõulud on üldse võimalikud? On. Teoreetiliselt on küll. Ma olen selle läbirääkimiste küsimus, et kuidas perekonnad omavahel kokku lepivad. Kas te mõtlete need kingitused läbi või jääb see alati nagu viimasel hetkele ja tuleb, mis tuleb? Ei, ma ikkagi teen kingitused ja oma kallitele ja siis ma ikkagi mõtlen, millega neile võimalikult palju rõõmu valmistada. Kas need on pigem sellised praktilised kingitused või kingite emotsioone ja mingid koos tegemisi, koos olemisi? Kõiki, olenevalt kingisaajast. Aga saate mõne näite ka tuua? Ei saa riskida. Kingitused on osa meie jõulutraditsioonist ja päriselt kingi tegemisest loobuda on keeruline. Küll aga üks võimalus, kuidas mõttetut tarbimist vähendada ning kliimaprobleemidega omalt poolt võidelda, on teha taaskasutust. Kuna tekstiilijäätmed on suurim jäätmeprobleem maailmas, siis õmblusõpetajal Aire tänaval on siinkohal välja pakkuda nii mõnedki mõtted, mida kanga jääkidega pihta hakata. Minu jaoks on väga inspiratsioon olnud ikkagi see tootmisjäägid ja muidugi teksa materjal on super, vanad teksad ära kasutada, see on ideaalne. Eile oli mul õpilane, kes käib küll 12. klassis, aga tahtis isale teha kingitust jõuludeks, et oma tehtud ja oma vanast pusast ja niimoodi siis tegi sellise põlle. Jõulukingiks sobivad hästi ka vanadest dressipükstest ise tehtud pajakindad või kangatükkidest kokku õmmeldud pusa. Lõike teen niimoodi, et panen terve esitüki lõike ja siis sinna peale hakkan tükke panema. Et kuidas nagu siis jagub. Kui endal on käed olemas, siis tee ise. Ise tehtud asi on kõige kallim asi, mis üldse olla saab. Tegelikult on ka veel võimalus asjadest üldse loobuda ja pakkuda kingituseks elamusi, mis on kõige väiksema süsiniku jalajäljega.
Örrekese meistrikoja läbiviija Katariina Papp on läbinisti rohelise mõtteviisiga ning oskab enda kogemuste pealt soovitada, kuidas mõttetut tarbimist jõulude ajal vähendada. Kui ma midagi kingin või kui ma tahan, et minule midagi kingitakse, siis minu meelest on see väga okei, kui kinkida näiteks jõulude ajal eriti annetusi teha või elamusi kinkida, et see teatrisse ma ikka hea meelega lähen. Siis lastele näiteks palun ma sel aastal kinkida, kui keegi küsib, siis mänguasja laenutuse kinkekaardi. Ja lapsed on rahul sellise? Ja lapsed on väga rõõmsad, ootavad, millal juba uued saabuvad. Ja vanem on ka rõõmus, et ei kuhju need mänguasjad, millega tegelikult lõpuks keegi ei mängi. Kuid kui tahta siiski füüsilist kinkida, võib see olla midagi ise tehtud ja midagi, mida ka vaja läheb. Siin on pandud ringtopsi, see on selline tops, mille sa saad hiljem ka restorani tagasi viia, kui sul äkki seda vaja ei lähe. Aga muidu väga hea, hoiab sooja, selline termos. Kes saadab kaarte? Meie oleme viimastel aastatel teinud ringlevad kaardid, ehk siis siia sisse käib selline äravõetav sisupaber ja taga on ka väikene kiri, et saada mind uuele ringile, sest olen ringlev jõulukaart. Ja kui siis on mingisugune veel pakkimisvajadus, mis vajaks justkui siis seda läikivat pakkepaberit, siis seda ärge ostke, ärge kasutage, neid ei saa ümber töödelda, neid kulutatakse jõulude ajal meeletus koguses, et ainult säilib see käristamise, ma ei teagi, kas seda saab rõõmuks nimetada, aga ajalehte võib samamoodi käristada, et siis kui on vaja näiteks selline raamat vaja ära pakkida, ajalehe sisse, ilusa lõngaga ümbert kinni ja ongi juba väga ilus. Mulle tundub küll, et täna ei ole nagu ühtegi, ma kogu maailma kohta ei julge öelda, aga eestlast küll sellist, kes ütleks, et keskkonnaprobleemid, et neid ei ole. Et ma arvan, et see teadlikkus on kõigini juba jõudnud. Iseasi on see, kas kõik ka nagu tegudeni jõuavad, aga ma arvan, mida rohkem me sellest räägime, seda moodsamaks see läheb ja võib-olla ongi varsti väga mittepopulaarne neid läikivaid jõulupabereid kasutada ja hunnikute viisi mänguasju lastele kinkida.